No nii noh, väljas on päris kõva tuulega. Sain siis omale sellise ketipurustaja. 2005 aasta A4. 3 diisel. 4-veoline ja manukastiga. Salong on üsna räämas seisus. Kojamees on juba läinud kuskile parematele jahimadele. Siin on vaja kõvasti seda puhastada ja teha ja värki. Ja kui ma auto sain, siis roolivõim ei töötanud. Kenekari lendas sodiks. Noh, toomishetkel oli ta veel peal, aga see oli juba nii kulunud, ühesõnaga tundus, et hoolduse pealt ei olnud keegi väga priiskanud. 18-tollised rattad on siin all ja uued rehvid on siin peal ja natukene värvi lahti ja aga muidu üldpilt on selline normaalne. Et roolivõim tööle saada, kõik see roolivõimu pump on perses ja roolilatt on perses ja mingi 100 asja, airbag ka põles, aga tegelikkuses oli see värk, et siit oli keegi lahti võtnud selle asja ja roolilindi perse keeranud. Siis sain siia terve süsteemi, aga pistikud ei klappinud, siis kokkuvõttes jäi üle ikka ainult terve roolilind tellida siia. Uus. Ja siis ma panin selle uue roolilindi külge. Panin selle uue roolilindi siia külge ja voilà, imeväel kõik asjad hakkasid toimima. Nüüd on vaja ainult arvutiga natukene tšiki-priki teha, et tuled asjad kustuvad ära. Siis olid õõtsoovad olid perses. Munakad olid kohe välja kukkumas, sai uued õõtsad alla. Tagamordid vahetasin ära. Vedrud oli keegi juba enne vahetanud. Eelmine vend ütles ka, et amort ei ole vaja vahetada, need ei ole pekkis. Aga reaalsus oli see, et on ikka küll. Siis olid ostetud siia kaasa uued tugipadjad ülemised, nüüd 2 polliga huiniaarikud. Panin need külge kiiruga, ei vaadanud, ei süvenenud, aga tood olid esiveoli samad, nii et üks läks katki sõidu ajal. Siis sai õiged asjad külge pandud. Noh, õlid asjad vahetasin ära, nüüd on tehase tagasikutsumine on airbagiga. Selle panin kirja juba omale aja sinna ja siis nad hakkasid juba rääkima mingisugusest mootori tarkvara mingist asjast, aga sellele ma ütlesin, et no go, kuna selle autol on siin, tal on päris hea soft tehtud, see ei tahma ja ülejäänud asjad on ka läinud küljest kuskile jalutama, mida ei ole tarvis. Siis siin videos on näha, et siin on väike kiimukene. Armid pidid ainult kaunistama. Ja see parkimisandur on siin sees. Aga ainus asi, mis ma mõtlesin, on see, et kuidas see sealt kätte saada on. Pange ära, sest seal all on 2 tala ja minu käsi sealt vahelt läbi. Ei lähe. Aga ühesõnaga palju siin polegi vaja teha. Niped-näped, mingi vullmahlakask ta ei ole, mingi väike oil-liik on õlifiltri jalast. Kui nädala aja peale tuleb sükene imepisikene niiske tilgakene tuleb sinna ikka. Ma arvan, et tollega ei ole üldse kiiret. Siis tuled tegin korda, need olid täiesti tuhmunud. Noh, niivõrd kuivõrd korda, eks alati saab paremini teha. Siis mingid kollast värvi pirnid panin siia, et näha. Täistuledega on see asi, et kui peale tulede poleerimist tundub, et täistuled nagu näitavad jube nina ette ja ei valgusta nagu eriti hästi. Muidugi ma olen Cadillaki tuledega harjunud ka, seal on nagu pooltuli ja täistuli eraldi ja siis nii-öelda pooltuli on ka piiksenon. Siis
ülejäänud autode tuled tunduvad kuidagi pasad, ütleme nii siis. Varustuse poole pealt on pekis istmed, vajab kemmi, 4 korda elektriaknad ja äkki saab õhtul ka püsikiiruse hoidja tööle siin. Kliima, istmesoojendused, õnneks istmesoojendused töötavad, kliimasüsteemis surve on sees olemas, aga andur näitab open circuit'i. Ja mul ei ole eriti motivatsiooni hetkel seda stanget siit maha võtta. Originaal passikas on ja kõik kõlarid töötavad ilusti. Mingit anomaaliaid nagu väga ei ole. Ja üldiselt näeb nagu ju vinks-vonks välja, et 4-külalist autot pole ammu olnud, siis see tundub nagu päris äge. Ma alati teen videod mingi hiljem, kui ma olen mingeid juppe juba vahetanud ja teinud, aga siin pagasnikus, jumal, siin on ka hullu maja on praegu siin. Aga siin on kaasas mingi karbikene leede, vaatan, piskan need külge ära äkki, teeks salongi valgemaks. Siis need plastikud, mis sinna rooli alla käivad. Mingeid kange, sitaks kange, nad on räigelt, on eelmine omanik vahetanud. Ma ei tea, see on mingi 3. komplekt neid vist siin, mis ma olen siit välja leidnud. Et ma ei tea, mis asja nad seal jaurasid sellega. Ästas jah, auto sain, siis rool oli räme raske. Et kõik ütlesid, tule rooli lati vahetuse värgid, aga see raudselt ei saa olla roolilatt, siis ta lekiks ka. Aga kuradi õli on ilusti sees ja püsib normis, et oligi ainult roolilindi viga. Kuna sellel on kiirustundlik rool ka, siis oli niimoodi, et koha peal jõudsid veel enam-vähem rooli nagu keerata. Aga kui sõitma hakkasid, siis oli puhta pekkis. Siis oli ikka nagu tellis. Ja nüüd on ühe käega keeratav asi. Ma ei tea, ma võin ta käima ka panna siis, sest see diisli hääl nagunii telefon võimendab rämedalt. Käib nagu tislakas ikka. Ja ei mingit musta tahma tagant, ega sinist, ega halli, ega mingit muud ollust. Ainuke asi, mis on ESP tuli põleb. ESP tuli põleb. Näitab mingit imelikku veakoodi, ja kuna mul on ainult kasutada Boschi mingi kates, siis ma ei saanud seda kustutada ja ma ei saanud seda kalibreerida ka, nii et proovime õhtul VCDS-iga. Või siis on kuskil mingi muu ongelma. Otseselt nagu ei häiri, et seda veojõudu või külglibisemisvastane seade või kuidas keegi pole vaja. Aga selline see Audi on. Nüüd vaatame, viskame leedid külge ja siis on jälle ägedam. Teeme siis väikse selle sõiduvideo ka, et kuna on manu kast, siis on nagu samal ajal sõita ja kaaderit teha. Siuke vilets. Aga lahe on see, et sõidu ajal on nagu iga käiguga on sõites jõudu nagu putru. Ma ei tea, mul pole kunagi ennem 3 litrist diislit muidugi olnud ka, et on päris selline kihvt.
aga päris kihvt värk ikkagi on see Audi. Ma ei tea, ma küll mõtlesin, et teen ta müügiks nagu kõik teised, aga ma ei tea, ma ei suuda ära otsustada, mis kurat ma sellega teen. Iseenesest ega tali taeva ja nagu öeldakse, et talvel oleks nagu väga fun, aga kuna siin jõudu on piisavalt, siis ma arvan, et ma keeran selle lihtsalt suure hooga lepikusse kuskile. Või siis panna talveks lamellid alla, siis pole kuskile jääradadele asja. Noh, sott, 6. käik on. Ja läheb kenasti. Et iseenesest nagu on lahe. Mis ma ennem unustasin seda, et salongil istud on siin siuksed perses. Aga ma kunagi sõitsin sellise B7 S-Line'i ja sõitsin päris katki. Ja mul on sellest salongiliiste ja mingeid asju alles, nii et saangi minna otsida üles kõik oma varud, et panna siia mingisugused kabedamad jupid külge ja vaadata mingeid asju välja vahetada. Siis nagu endale tundub silmale piisakam. Sigail. Kuna on palju küsitud külmast peast käivitusvideot, siis täna on 6. juuni ja auto on 2 päeva seisnud. Ma arvan, et päris normaalne. Mingit tulmeraginat ei ole ega midagi.